A woman sits on a single bed in Brixton, a typewriter balanced between her knees, a skinny grey bird with a plucking belly, pecking at paper, these seeds of words bent double, almost Ouroboros, almost eating her own tail. But when she looks down, another head is staring back up at her from the space. The girl, parenthesis, absence, it is her face. And this time, she almost recognizes it. She selects a new skin from the wardrobe and opens the door. You will give birth many times in a life that is 5 dogs long. You will have many children. All of the children will be you. Claire'il läheb koolis kenasti, kuigi ta ei tundu väga hästi teiste tüdrukutega kokku sobituvat. Ega ka poiste. Püüab püsida väike ja vait. Vahel tundub, nagu teda polekski. Nagu saaks otse läbi tema aknast välja vaadata kooli vastas olevatesse sotsiaalmajadesse ja näha seal tema pere, ümber tõstmas seda vähest, mis on järgi jäänud tema kodust, nüüd kus kõik on katki. Vahel näen, kuidas ta ema mulle sealt vastu vaatab. Claire on matemaatikas küllaltki osav, kuigi liitmisega tundub tal raskusi olevat. Murde mõistab paremini kui tema ajas kohane, lahutamist taipab liigagi hästi. Iga nädalaga jääb temast pisut vähemaks. Õpetaja ütleb, et Claire on nagu tai. Kunagi kaunis, nüüd grellides värvides tihedalt täis ehitatud. Stripiklubi silmad ja neoonhuuled, mis mänguväljakul poistele semafori signaale välgutavad. Ta räägib, et poisse käib läbi, aga keegi ei kunagi pikemaks. Ta ütleb, et elada seal ei tahaks. Claire jookseb, nagu ta püüaks oma nahast pääseda. Või rindadest. Või huultest. Claire'il on draamatunnetust. Ta mängib iseennast väga hästi. Teised inimesed elavad tema näos. Claire writes, in the classroom, I watch her falling into her book and sometimes wish I could reach out and catch her hand as she slips. She is one of those girls you fear will stumble over the edge of the page. Claire'i ajalugu on kirjas ta tumedates silmaalustes. Osa temast jääb nüüdsest alati ajalootundi laua taha istuma. Osa temast jääb alati väikseks tüdrukuks, kes mõtleb, mida ta valesti tegi. And I think to myself about the sins of our fathers, what it means for our sons and daughters, what has happened to our brothers and sisters no one's talking about. And it's the mother in me, striving to do things differently. I'll teach my daughter no is a perfectly good answer. Make some noise if you have to. Advice from my father. Lock her in her room, he says. She has to learn to behave herself. She has to go to school. I think to myself, she is 5 years old. I was 5 years old when you locked me away, and all I was trying to say was, did you know what happened to me, Daddy, all that time? That's all I was trying to say. Was, did you know what he did to me? And now, all I'm trying to say is I won't ever lock my child away. Any child acting out is always trying to tell you something. Papa, don't preach. I'm in trouble deep. Because I can never be who it is you think I should be.
This is not a case of David and Goliath. This is what happens when a girl has been silenced and emerges a woman after being fed to the lions. Wild animals don't have wild eyes. Their eyes are just their eyes. They have them when they're cornered, chased, dressed in some ideal. When their wildness is reduced to a speck of dust that won't rise. When their hooves are long, with no space to wear them down from movement, wild animals don't have wild eyes. It's when they've been trained for generation after generation to be held in, when they're looking for a way out from being looked at that way. Wild animals don't have wild eyes. Their eyes are just their eyes. Fermi paradoks. Kas me oleme siin üksi? Liiljate väljal lebab väike võikust ohver ja ta peas on kõik kinni. Jah, ta psühholoog arvab, et see ravitav, aga ta ei ütle talle, kuidas. Tuleb välja, et inimesel on suurem tõenäosus surra oma sünnipäeval. On see tõsi? See on isegi loogiline oma mitteloogilisel viisil. Ma istun jälle oma psühholoogi kabinetis ja ta ütleb, et olen ilmselt lihtsalt autistlik, püüdes selgusele jõuda oma maailmas, sinu maailmas ja Fermi paradoksis. Tunnen järjekordse eksistentsiaalse kriisi peale langust. Mu keha on ühtselt hääletanud minu stabiilsuse vastu. Kaalukausile asetatud süda hakkab sulega tasakaalu võitlust etendama. Ja ma vaatan, kuidas mu viimane sõber oma tuhmi pilgu minult pöörab, sest mitte miski minu öeldust ei resoneeru. Ja ma mõtlen, kas ma suren oma sünnipäeval? Ei. Ma suren ilmselt päev peale oma sünnipäeva. Mu sünnipäev oli eile. Üsna sageli on tunne, et palju parem oleks olla, kui mind ei oleks enam olemas. Aga kui mind ei oleks olemas, siis ei oleks mul ka üldse kuidagi olla. Asi on siis idees endas. Selles peab olema midagi lohutavat. Või hakkab paremale siis, kui olen teinud otsuse, selle otsuse, aga pole seda veel ellu viinud. Kui olen veel elus. Miks siis mitte
teha see otsus ära juba nüüd. Aga venitada tegutsemisega nii 40 aastat. Ma küsin Päikeselt. Kas peaksin üldse nii häid asju taga ajama? Päike vilgub ära ootavalt nagu kollane foorituli. Siis vajub maa alla ja peidab end seal. Ise edasi särades. Justkui jutlustades, et ole mõõdukas. Ole tagasihoidlik oma otsingutes. Kuradi tõbras selline. kaheksateist. Suured ootused, suured ettevalmistused, palju sõpru, meelde ei jäänud midagi. Peavalu. 36. Üks külaline, üks kingitus. Küünlajalg, õhtused lained, kohisev meri, kivine rand, juba parem. Silmad avan. Ta magab. Silmad ruttu sulen. Tasa, muidu ta kuuleb. Ja mu toas on mu pere. Palju õnne sulle. Kõik laulavad mööda. Palju õnne sulle. Kõik noodid on mustad, aga hinge soojus on erevalge. Päike särab. Ta kutsub mind õue ja käseb pagasiruumi avada. Avan kaane. Karbis on keel. Hõbedane kaelakeel. Ema, kas see on sinult? Vangutab eitavalt pead. See on jõuluvanalt. Saan ilubadega jõuluvanalt. Päris jõuluvanalt. Sa tead, milliselt jõuluvanalt. Sinu jõuluvanalt. Ma teadsin. Ma ootasin. Ma lootsin, et temalt. Teeskisin magamist. Et nad tuleksid. Et nad laulaksid. Elevus kasvab. Pagasis on ratas. Minu ratas. Ma olen unistanud nii väikesest peale. Ratas, mu oma ratas. Ma olin oodanud nii kaua, et ta ometi näitaks, et pingutab. See kaelakee andis lootust. Lootust, et üks päev tuleb ta ise. Lootust, et ta mõistab. Lootust, et ta hoolib. Aga see on illusioon. Silmad avan. Nad on siin vaid sellepärast, et palusin. Silmad avan. Ma sain selle ratta, sest alusin. Silmad avan. See kee on tühi. Silmad avan. Ta ei tule. Õpetasin oma pojale puhumist. Öö enne ta esimest sünnipäeva. Tugev väljahingamine öö enne seda päris esimest sünnipäeva hommikut on tähtis.
seda teab ema hästi. Seda teavad ämmaemandad ja uhked isadki. Õpetasin oma pojale puhumist tema isa õllepudeliga. Me olime õhines, sest miks mitte tähistada tema esimese aasta täitumist performatiivselt. Vahuse tordi ja tuliselt südame soove täis küünla leegiga. Tema põsed on paksud isegi siis, kui need pole suurt õhku täis. Ta lihtsalt tuleb meie õhinaga kaasa. Jah, õllepudel oli 1-aastase jaoks arusaadav. Sobis tema tunnetusega. Seejärel ka vilepill, flööt. Piisaski vaid sellest, et eelmisel ööl pudel kätte võtta. Ja küünal tordil sai puhutud. Uus aastaring tähenduslikult veerema lükatud. Aga mis on minule praegu arusaadav? Kuidas lükata veerema veel üks elukaar? Kuidas veereda nagu üks õige rase pallike? Kuidas saan harjutada, valmis olla, kaasa veereda? Praegu on mu pojale mõistetav suupill. Sisse-välja, sisse-välja, sisse-välja. Sisse-välja, sisse-välja, sisse-välja. Sisse-välja, sisse-välja, sisse-välja. Sisse-välja, sisse-välja, sisse-välja. Hingan sisse. Inspiratsioon. Hingan